Tere kõigile! Selles videos ma tahan jagada teie kõigiga oma lugu. Ma olen mõnda aega juba oodanud seda teha, jagada, kust mina tulen, kes mina olen, miks ma teen seda, mida ma teen. Aga ma olen oodanud õiget aega ja sellist küpsust ja ma tunnen, et see on nüüd kätte jõudnud, et jagada kõigi teiega läbi selle video. Võib-olla sa oled vaadanud minu eelmisi videosid, et kes ma olen tegelikult, kust ma tulen, mis mu lugu nii-öelda on, miks ma teen seda tööd terapeudina ja enesearengu teejuhina, mida ma teen, kuidas ma jõudnud olen siia. Ja selles videos ma võtangi selle kõik lahti. Jagan oma lapsepõlve, oma kujunemislugu, oma suhtekogemusi, mis on mind kasvatanud ja õpetanud. Ja kuni siis selleni, et kuidas ja miks ma olen jõudnud siia tänasesse päeva. Ja mis on selles kõiges minu missioon ja soov, eesmärgid, miks ma teen seda, mida ma teen. Kõige algusest alustades ma olin väga noorte vanemate laps, et mu vanemad olid 19, kui ma sündisin. Ma kõigepealt alustan oma emast, et ma sündisin, nagu ma ütlesin, väga noorele emale ja see sünnikogemus ja kõik see, kuidas ma nii-öelda ilmale tulin, ei olnud lihtne. Selles olid oma raskused just minu ema jaoks ja loomulikult siis ka minu jaoks, kuna see mõjutas mind. Sellises eas nii noored, nagu mu vanemad, mu ema oli, ta alles otsis ennast, ei teadnud, kes tema on. Tegeles oma teemadega, et kui natukene avada mingit olulisemat kohta sellest, siis mu emast, tema kogemuses sel hetkel oli palju üksindust, palju üksi hakkama saamist, palju endasse hoidmist. Ja ta käis ülikoolis siis koos minu isaga, kui mina sündisin. Ja kuna ma mainisin juba üksindust, mis tuleb ka hiljem siin teemaks, siis see oligi minu jaoks, kui ma olen vaadanud tagasi oma ema kujunemist ja lapsepõlve ja selle mõju mulle, siis see on üks suuremaid teemasid, just nimelt üksindus. Naisena ka see natukene toob teist konteksti ja omadusi siia sisse, et kui rääkida naisena üksindusest või sellest tundest, et mul ei ole kellelegi toetuda, kellelegi loota, ma pean üksi oma asjadega, oma tunnetega hakkama saama. Et see oli minu ema lühidalt võttes kogemus ja lugu, kust tema tuli. Ja kui ma sündisin, ma olin tahetud laps, ma olin soovitud laps ja ma sündisin perre, kus mind väga oodati nii ema kui isa poolt ja eriti ma mäletan, et isa kaudu selline ootus ja minu isa soov mind kaitsta, mind hoida, kui mu ema mind ootas ja kuidagi see ettevalmistused, kuigi nad olid väga noored, olid nad sisemiselt teatud mõttes üsna täiskasvanulikud, et selline soov nende poolt võtta vastutust ja luua see kodu ja pakkuda seda lapsele, mida tal on vaja, et selline, nad küll olid väga noored ja sisemiselt väga noored, aga nad olid ka sellised täiskasvanud, et väga kohusetundlikud alustamas oma elu, käies koolis. Et see oli see keskkond, kuhu ma tulin esialgu. Edasi minu elu ma toon välja nagu kõige olulisemad asjad, mis ma tunnen, et mind mõjutasid, oli see, et kuna mu vanemad olid nii noored ja käisid palju tööl koolis, esialgu koolis, siis tööl, siis see oligi see keskkond, kus ma kasvasin, et vanemaid väga palju ei olnud.
neid ei olnud, sest nad pidid oma elu alles nii-öelda looma ja nad ei saanud olla mulle kogu aeg olemas, mis loomulikult mõjutas mind väga palju, kuhu ma ka jõuan hiljem. Et ma mäletan siiani lapsepõlvest väga palju ja ka nii palju, kui ma olen sellele mõelnud, pigem hetki, kus ma olin üksi. Just selles mõttes, et kuidas ma oma sisemaailmas ennast tundsin, et loomulikult oli hetki, kus ma olin perega ja olid erinevad sündmused ja ma elasin nii-öelda suhteliselt normaalse lapse elu, et ma käisin lasteaias ja koolis ja ma sain hakkama seal, ma olin aktiivne, ma tegelesin oma asjadega, et selles mõttes sihuke keskmiselt normaalne elu. Aga selles just nimelt see vanemate eemalolek palju oli see, mis mind kõige rohkem mõjutas. Et see ja ma mäletan ka hetki tagantjärgi, kus ma otsisin seda ja kus ma õppisin siis läbi selle kogemuse seda, et ma pean üksi hakkama saama või nii ma arvasin kõigega, mis minus toimub, oma tunnetega, oma kogemusega. Ja ma olin lapsena rohkem oma isa laps, et emaga, ma kohe räägin ka sellest, aga olin isa laps selles mõttes, et isa tegeles minuga väga palju, viis mind erinevatesse kohtadesse, mis puudutas lasteaeda, erinevaid hobisid, tegevusi, et me veetsime palju koos nii-öelda füüsiliselt aega, et ta tõesti tegeles minuga ja ma nägin, et ta väga hoolis sellest, kuidas ma hakkama saan, kuidas mul on olla, et just sellise nagu rohkem füüsilise maailma poole pealt, praktilise maailma poole pealt, et kõik oleks olemas, kõik toimiks, et ma kasvasin selles mõttes väga turvalises kodus. Mul oli kõik olemas, ka materiaalselt oli hästi, ei olnud väga palju või sellist nagu rikkust, ma mõtlen, aga oli kõik olemas tegelikult, mis on vaja. Ja mu isa väga mängis suurt rolli selles, loomulikult ka ema, aga isa just selles mõttes, et selline lapse kujunemises oluline, et ta saaks kooli, et tal oleks see tavaline turvalisus asjade keskkonna näol. See oli olemas ja selles mõttes ma toetasin väga palju oma isale. Ja nüüd ma jõuangi sinna, et miks ma olin isa laps. Suuresti rohkem see suur mõjutaja oli ema, et lapsena kuni teismeeani tegelikult olin ma emast, ta oli küll minu lähedal ja minu pereliige ja osa koos isaga siis sellest perest ja elust, kus me olime, aga emotsionaalselt, vaimselt olime me üsna kauged. Ei olnud sellist ühendust, vähemalt mina ei tunneta seda, ei mäleta seda. Ja nii palju, kui ma olen seda vaadanud, ma olen aru saanud, et puudus selline ühendus, armastuslik ühendus, mida mina tegelikult vajasin, et selline hellus, hoolitsemine, sellest oli palju puudu minu jaoks ja vaadates oma ema tausta lugu, ma tõesti mõistan, miks see nii oli. Aga samal ajal see ka mõjutas mind. Et selline lähedus emaga, emotsionaalne lähedus oli üsna väike, et ma mäletan rohkem, kuidas me kaklesime, tülitsesime, kuidas ma protesteerisin erinevate asjade vastu, kuna ma olin ka üsna isepäine, üsna selline, et ma ei tahtnud, et mulle öeldakse, mida teha. Et siis see väga mõjutas ka meie suhet temaga ja ma hakkasin pigem nagu vastu ja ei saanud ka sisemiselt aru, miks ta nii käitub. Miks ta on nii karm minuga, et mu ema, kuidas mina teda lapsena kogesin, ta oli üsna karm ja range. Et selline pigem oli ei kui ja, pigem oli seda, et kuidas peaks asjad olema, kuidas ma peaks olema, millest omakorda oli väga palju minusse tekkis sellist ebapiisavuse tunnet. Et see ebapiisavuse tunne on palju sellega seotud, et mul oli tunne lapsena pidevalt, et ükstaspuha, mis ma tegin, kuidas ma olin,
kogu aeg see ei olnud nagu piisavalt korrektne või hea, et pidevalt mu ema kuidagi korrigeeris mind, ka karistas, rääkis niimoodi nagu halvustavalt või niimoodi nagu jah, selline nagu öeldaksegi vist nagu karm nagu kasvatus, et selline asjad käivad nii ja mina arvan, et nad käivad nii ja kui sa eksid, siis see oli, ma mäletan väga palju hetki nagu, mida see minus emotsionaalselt tekitas selline, kui ma nii-öelda ei teinud nii, nagu oleks korrektne ja peaks. Et see kogemus mind väga-väga mõjutas selles, kuidas ma ennast siis hiljem enesearmastuse, eneseväärtuse mõttes kohtlesin hiljem elus oma suhetes. Et see on üks põhilisi teemasid, selline karmus ja kontroll ema poolt, mis alles hiljem elus meie suhe muutus minu jaoks palju hiljem pärast teismeiga. Ja siis isaga selle tõttu, nagu ma ütlesin, ma olin lähedasem, hoidsin tema poole, sest ma tundsin, et tema on justkui see ainus koht, kust ma saan seda toetust ja ka mõnes mõttes hellust ja sükest tegelemist ja koos olemist. Ja siis üks järgmine koht minu elus, mis mind väga mõjutas, oli, kui ma olin 10-aastane, 9-10-aastane, siis mu vanemad lahutasid. Ja kõik see pere, mis me olime ja see turvatunne, stabiilsus, mis meil oli, minu jaoks läks loomulikult kaduma. Ja ma mäletan seda hetke, kui mu ema mulle ütles, et nad lahutavad ja ma mäletan selles kogu protsessis oli palju nüansse, aga ma elasin seda väga üle ja ma mäletan seda hetke, kui ta mulle seda rääkis, mis minus toimus, et selline tunne oli, et mu maailm kukkus kokku ja ta kukkuski sel hetkel emotsionaalselt, vaimselt kokku, et selline väga suur raputus oli kogu see lahutus ja minu jaoks ja väga emotsionaalselt väga mõjutav kogu ka mu ülejäänud elule. Ma ei saanud kindlasti sel hetkel aru emotsionaalselt nagu täiskasvanu tasandilt või nagu täiskasvanu, miks mu vanemad lahutavad, et ma nägin seda väga ja kogesin läbi lapse perspektiivi, sest ma olin 90-aastane, ma olin laps. Ja ma mäletan ka siiani seda tagasi mõeldes ja olles varem tagasi mõeldes, et ma tundsin ennast üsna üksi selles kogemuses, et ma ei saanud tegelikult seda toetust, mis mul oli vaja. Jah, mul olid mõned pereliikmed, inimesed, kellega ma sain rääkida, mis oli väga-väga hea ja toetav, aga suures osas jäi nagu justkui läbi käimata teadlikumalt või kui ma praegu tänapäeval ja hiljem oma enesearengus vaatasin, kuidas selliste asjadega tegelikult peaks tegelema, siis ma saan aru, et paljud asjad jäid vajaka sellest, kuidas siis mina lapsena kogesin seda protsessi ja sain seda toetust oma perelt ja vanematelt selles. Ja kogu see aeg oligi minu jaoks väga raputav, sellepärast et mu ema otsustas sel hetkel, et ta tahab, et ma tulen koos temaga teise linna, siis pealinna Tallinnasse. Ja ma läksin koos temaga, aga see ei olnud tegelikult minu vaba soov, minu vaba tahe sel hetkel. Aga kui niimoodi lühidamalt mainida või rääkida sellest, siis kui ma nägin, et asjad läksid niimoodi ja see oli mu ema soov ja nägemus sel hetkel, et ma võiksin tulla temaga, sest lühidalt, et laps võiks kasvada emaga. Et ema on olulisem, mis ühelt poolt on õige, aga minu jaoks selles kogemuses, nagu ma varem mainisin, kus ma olin isaga väga lähedane, ma ei ütleks väga lähedane, aga lähedane selles mõttes, et ma sain temaga koos palju olla ja koos asju teha ja ta nii-öelda hoolitses minu eest ja siis see oli suur löök mulle, kus ma pidin minema oma emaga, aga ma samal ajal see ühendus isaga katkes, see, mis mul oli temaga, see suhe, mis mul oli. Ja hiljem ka elades juba eraldi emaga, ma mäletan, kuidas ma tundsin ennast ja ma mäletan, et see oli mulle väga raske. See
muutus ja see kaugenemine isast, et see ühendus, mis meil oli veel, see ka kadus, läks palju kaugemaks. Ja me jäime siis nagu üle linnade või teisest linnast suhtlema. Ja see Tallinnas siis elades teismelisena ma hakkasin uues koolis käima, need muutused seoses uue kooliga, kus oli kõik uus keskkond, ma sain seal küll hakkama, aga emotsionaalselt sisemiselt ma olin üsna üksi. Ma sel hetkel ka ei osanud sellest aru saada lapsena, sest see oli justkui normaalne, mis palju ongi lapsepõlves meie kogemused, kui me kogeme, et mingid asjad toimuvad ja meil ei ole kontrolli selle üle ja me ei tea, mis saaks teistmoodi olla, siis me lihtsalt kohaneme. Et ma samamoodi kohanesin, väga palju kohanesin sellega, et mu ema kolis siis Tallinnasse kohe väga kohe elama uue inimesega ja ta alustas uut suhet uue mehega. Ja sellel mehel olid ka 2 last, umbes minu vanused, et mitte väga palju vanemad üldse, ehk siis me olime ikkagi suures osas samas vanusegrupis kõik ja ma küll väljastpoolt justkui sain hakkama selle kõige olukorraga, aga tegelikult oli see lapsele väga-väga suur muutuskatsumus ja ühelt poolt väga valesti toimunud muutus, et selline sisemine kohanemine, kus pole toetust, emotsionaalset toetust sellele, mida sa tegelikult tunned, sest ka sel hetkel meil ei olnud emaga sellist suhet, et ta oleks osanud minuga nii palju rääkida. Mina kogesin seda niimoodi, et meil ei olnud neid vestlusi, rääkimisi päriselt sellest, kuidas see kõik mind mõjutab, teda mõjutab, sellist toetust mulle ei olnud selles osas, et kuidas see lahutus ja uude linna kolimine, uus elu mind mõjutab, et selline, ma märkan tagantjärgi, kuidas ma kogusin enda sisse väga palju kõike seda, et lihtsalt nii on ja ühelt poolt aga võib-olla isegi kedagi ei huvita see, mis minuga toimub. Ja ma lihtsalt hoidsin seda kõike enda sees suures osas, oma tundeid, oma tegelikke mõtteid. Alles hiljem ma jagasin emaga seda kõike, kui ma olin juba täiskasvanu palju hiljem elus, mis ma siis tegelikult kogesin. Ja siis ka see elu teismelisena oli sihuke pealtnäha normaalne või keskmine teismelise elu, et käisin koolis, keskkoolis, gümnaasiumis, sain hakkama oma asjadega seal. Selline teismelisega enda avastamine sel hetkel, et kes ma olen, väga palju segadust, nagu teismelistel on tavaliselt, et selline koolis suhted ja erinevad grupid, mis klassides tekivad ja koolikiusamine kui ühe teemana. Et mind ei kiusatud eriti üldse, aga selline koolikeskkonna mõttes siis, et kus oli üldiselt sellised erinevaid inimesi, lapsi, kiusati erinevaid inimesi. Et selline keskmine nii-öelda meie maailma mõttes koolikogemus, kus ma siis arenesin, kasvasin ja see üldine, mis ma tahan enne kui ma edasi lähen öelda, oli minu jaoks see, et ma, nagu ma ka mainisin jooksvalt, et ma kogesin väga palju lapsena sellist üksindust, sisemiselt emotsionaalset üksindust. Et ma olen oma ühes videos rääkinud tuumhaavast, et meil kõikidel on teatud tuumhaav, mida me oleme kogenud, mis võib olla hülgamine või tõrjumine või reetmine. Ma enda puhul kõige rohkem näen seda, et see oli hülgamine. Et ma olin emotsionaalselt väga palju olnud üksi ja mind oli hüljatud emotsionaalselt lapsena. See oli see põhiteema. Ja see mõjutas mind väga palju ka siis hiljem elus ja suhetes. Et ma olin siis seda tüüpi pigem, kes ikka jätkas seda otsimist, seda ühendust püüdes siis olla alati piisav, olla alati hea.
otsida seda, et kohanduda siis, kuidas saada seda ühendust oma vanematega, oma pereliikmetega, oma nende inimestega siis, kellega ma seda soovisin. Ma unustasin ka enne mainida, et ma olin üksiklaps, ehk siis mul ei ole õdesid ja vendi. Hiljem siis, kui mu ema uue suhte lõi, oli mu ema mehel siis on siiani 2 poega, kes jah, ma ei ole kunagi kasutanud seda sõna kasu või pool, et mul ei ole siis õdesid ja vendi, nad olid siis selle ema mehe lapsed ei olnud kuidagi seotud veresuguluse tõttu minuga. Et see oli minu kogemus, et selline üksiklapse kogemus ja kuna siis ma pidin ka oma tunnete, emotsioonidega väga palju üksi hakkama saama, siis see oli üks põhiasju, mis mind mõjutas varasemas lapsepõlves, hilisemas lapsepõlves ja teismeeas, millest ma sel hetkel aru ei saanud absoluutselt, sest ma ka ei näinud seda enda ümber kuskil, ei koolis, ei peres, et see on justkui midagi, mida väärtustatakse või mul ei olnud seda kogemust, sellist läheduse, emotsionaalse läheduse kogemust üldse. Ja ma vaatan ka tagasi oma sõprussuhteid hiljem nagu kooli kaudu või sõbrad. Väga palju seal siiski sellist, mida ma praegu nimetan emotsionaalseks läheduseks, ei olnud, mingil määral oli. Ja ma sain ikkagi aega veeta inimestega, jagada asju, oma mõtteid, mis on tore, et see positiivne kogemus oli. Aga sellist päris lähedust, kuna ma ise näen, et see mõjutaja on see, et kui ma ise enda sees ei olnud sinna jõudnud ja saanud seda kogeda, endaga päriselt kokku saades, et või näes, kes ma tegelikult olen, sest ma pidin palju üksi olema, siis ma ei saanud ka seda lähedust väga luua, eriti lapsena, kus mul ei olnud seda teadlikkust või teismelisena ka teistega. Et see oli see, mis minuga toimus väga palju. Kui ma jõuan ülikooli ajani ja oma hilisteismeeani, siis varase täiskasvanu eani, et ma olin vist 20, ei varem, ma olin 19 või 20 kui ma 19 vist, kui ma läksin ülikooli ja sel hetkel ülikoolis ma siis õppisin humanitaarala, sellist filosoofiaalast eriala, et mis ei olnud sellel hetkel seotud absoluutselt sellega, mida ma võib-olla teadsin, et ma tahan teha või mis on mulle oluline, aga ma justkui tundsin, et ma peaksin midagi valima, midagi tegema, et see tavaline ühiskondlik surve või ootus, et midagi valida ja ma leidsin ka suhteliselt midagi sellist, mis oli mitte mulle täielikult vastumeelne, et ikkagi suures osas kooskõlas ja kui ma vaatan oma hilisemat elukäiku, siis toetas väga minu hilisemat elu. Et selles mõttes see oli selline humanitaar kindlasti suund ja toetas mind rohkem siis. Ja ma mäletan ka ülikoolis, et selline eneseotsing oli üks teema, et ma otsisin ja mõtlesin, mis on see tegelik asi, mida ma tahan teha. Et mul on olnud kuskil, see hakkaski hilisteismeeas 20ndate alguses, kui ma tundsin, et mul on väga suur missioon siin maailmas ja soov, et ma tulin siia põhjusega ja see hakkas mind saatma ja ma hakkasin endalt erinevaid küsimusi küsima. Et mis see on, see teekond ei olnud minu jaoks väga lihtne või see teadmatus kuidagi ja see segadus, et mida ma tahan tegelikult teha. Et ma tundsin, et see missioon on olemas, mul olid erinevad mõtted ja juba siis teatud sisetunnetus, aga ma ei leidnud seda sel hetkel. Ja pärast ülikooli ma kolisin tagasi Tallinnasse, pealinna, kus ma vaikselt, et need eneseotsingud viisid mind vaimsuseni, esoteerikani, kus ma siis hakkasin
tegelikult väga õigesti tegin tagantjärgi, et liikuma selles suunas, mis mind tõmbab, mis mind tegelikult, mis mulle meeldib, mis resoneerub minuga ja esoteerika ja vaimsus resoneerus minuga väga palju. Selline otsing suuremate küsimuste järgi, mis veel maailmas on, mis tegelikult oluline on, et see esoteerika suund oli väga minu jaoks vaimsuse suund, see, mis ma tundsin, et see pani mu silmad põlema, tekitas mus kirge ja hästi positiivseid tundeid. Sel hetkel ma ei teadnud siis seda, et see oli nagu üks pusletükk alles, et ma ei teadnud, mis see point nii-öelda sügavam tuum on. Ja ma proovisin erinevaid väiksemaid töid, ma tegin koostööd erinevate inimestega, otsides siis ennast, proovides aru saada, mis see on, mida ma tegelikult tahan. Ja mu esimene töö, suurem esimene töö siis, mis oli pärast 6 circa aastat mu elust võimaldas, mis oli väga hea, oli see, et ta võimaldas mul töö kõrvalt teha muid asju, ehk siis ma sain mõnda aega teha tööd ja siis ma sain tegeleda nii-öelda oma meelistegevuste või hobiga. Et ma olen väga rõõmus ja tänulik selle vabaduse ja paindlikkuse üle, mis see töö mulle pakkus. Ja kui ma seda tööd tegin, siis ma jõudsin ka vaikselt terapeudi teeni ja selle koolini mõned aastad hiljem, et ma olin siis 27, kui ma alustasin nii-öelda siis jõudsin vaikselt oma teeni selleni, mida ma olin kogu aeg otsinud, mis on see inimestega töö terapeudina, teejuhina, vaimse teejuhina, et see oli see, kuhu ma jõudsin. Enne kui ma sinna lähen, ma tahan ka natuke peatuda oma suhetel, siis intiimsetel suhetel, romantilistel suhetel, enne kui ma jõuan selleni, et kuhu need terapeudiõpingud mind viisid, sest need toimusid samal ajal. Need erinevad suhtekogemused, mis hakkasid tulema. Ja kuna see on suur osa sellest, mis mind ka mõjutas selleni, kus ma praegu olen, siis ma räägin natuke ka sellest. Minu esimene suhe, kui alustada sellest, ma jätan praegu kõrvale need sellised kooliaegsed, keskkooliaegsed suhted. Et seal, kui ma natuke räägin sellest, oli selline keskmine tüüpiline teismeliste suhtlemine ja suhe, et selline, et ma ei teadnud enda kohta väga palju ja sa õpid enda keha kohta, selle kohta, kes sa oled, et mu esimesed kooliaegsed siis teismeea suhted olid sellised loomulikult väga ebateadlikud, aga sellised rohkem nagu seikluslikud, põnevad, et ma olin siis nii-öelda orienteeritud rohkem sellele, et kuna ma peitsin enda tundliku osa millega ma ei olnud ühenduses väga palju seda, mis must tegelikult toimub, siis ma olin pigem sihuke aktiivne, ekstravertne, selline mul oli lihtne üsna suhteid luua, sõprussuhteid ja siis nagu romantilisemaid suhteid ka, sest ma olin selline avatud ja suhtlusaldis ja ma tahtsin suhelda ja rääkida. Ja et selline, see oli see, mis neid teismea suhteid iseloomustas, et selline palju sellised pealiskaudsel tasandil suhtlemist, suhete loomist, sellist peamiselt sellest kohast, et ma tahan lihtsalt meeldida, ma tahan lihtsalt ühendust kellegagi, kuuluda kuhugi, mis on väga tüüpiline sellel ajal sellises eas, et see oli see, loomulikult seal oli ka valusamaid hetki minu ka varasemates suhetes, kus ma juba kogesin seda, et keegi võib haiget teha sulle, aga ma ei osanud sel hetkel sellega midagi teha või seda lahti mõtestada või abi küsida. Et selline lihtsalt endasse alla surumine või endasse peitmine, kui näiteks sind teismeeas siis jäeti maha või sa ei teadnud, mis siis teha selles suhtes, et sellised väga pealiskaudsed suhted ja
ja ma mäletan, et ma küll tundsin endas palju ja kogesin, aga see jäi justkui läbi kogemata, et see jäi kõik minu sisse. See on see, kuidas ma seda kogen. Et selline, mul ei olnud kuskilt seda teadmisi, haridust selles osas, et inimsuhete osas, psühholoogia osas, et miks see kõik toimub. Ma ka ei pöördunud kuhugi abi saamise poole. Mõttes ma minu meelest ei rääkinud oma emaga sellest üldse, mida ma kogen, läbi elan. Rohkem ma rääkisin ja see on üks osa, mida ma unustasin mainida lapsena, et oli minu jaoks üks vanaema, isapoolne vanaema, kellega ma rohkem jagasin asju, kellega ma rohkem rääkisin sellest, mis tegelikult toimub, et see on ka mind palju mõjutanud, see kogemus ja ma olen ääretult tänulik selle üle, et oli see üks inimene, vanaema, kellega ma kogesin ka tegelikult, kes oli mingi hetk mulle ajast selline emakuju lapsena mu elus, et ma otsisin seda turvatunnet ja toetust läbi oma vanaema ja sain ka seda. Et selline temaga ma sain jagada asju ja veetsin palju aega, kuna siis mu ema ja isa olid hõivatud töö või kooliga ja muude asjadega, siis olin rohkem vanavanematega ja vanaemaga. Et see ka korraks hüpates lapsepõlve tagasi. Et ka teismelisena ja just sellel sellisega vaimsel rajal oli see, et ma sain neid oma mõtteid jagada sellest, mis must toimub just oma isapoolse vanaemaga ja kuidagi, mis mulle tegelikult oluline on ja ma mäletan, et ma vist ka jagasin temaga mingeid suhtekogemusi siis teismeast ja et mis siis toimus, et kuna ma elasin emaga siis teises linnas, tema isapoolne vanaema elas hoopis teises kohas Eestis, et siis me saime rääkida ja suhelda läbi telefoni. Ja et see oli sellised teismeea kogemused. Mu esimene suhe, mida ma nimetan selliseks esimeseks suhteks või suhtekogemuseks, mis oli pikemaaegsem, kestis kuskil 5 aastat, oli ülikooli ajal ja ta hakkas natuke enne ülikooli gümnaasiumi ajal. Ja see oli minu kogemus siis mida ma nimetan negatiivsemaks kogemuseks, et esimene selline sügavam suhtekogemus, kus ma juba hakkasin kogema ja aru saama, mis võib suhtes valesti olla, et selline ebaterve suhe just emotsionaalselt, et kus ei olnud väga palju üksteise mõistmist. Mina käisin ülikoolis siis ja tema samamoodi käis samas ülikoolis ja me jagasime nii-öelda elu, et elasime koos sel hetkel kõik need aastad, ülikooli aastad. Ja see oli selline kogemus minu jaoks, kui sa kokku võtad 2 ebaküpset inimest, kes ei ole veel osanud endasse vaadata, mille kuidagi endaga tegeleda või aru saada, miks nad selles suhtes on, et ka mina ei saanud aru. Olime siis koos ja otsustasime suhtes olla, et selline, kui ma seda kirjeldaks, et suhe oli selline, seal oli väga palju kiindumust, väga palju sellist arusaama sellest, et sellel hetkel, et mis on armastus, et me oleme koos, aga väga vähe sellist tegelikku sügavust ja ühendust, et selline suur kiindumus üksteisesse ja soov mina ei teadnud sel hetkel, et mis suhe tähendab või et saaks olla midagi paremat ja ma lihtsalt olin temaga koos. Et selles suhtes oli ka palju emotsionaalset vägivalda, solvamist, üksteise peale karjumist, sellist mahategemist. Ma sain palju haiget selles suhtes. Ja seal oli ka selles suhtes füüsilist vägivalda paar korda, kus siis minu poissõber, kellega ma olin suhtes, tuli mulle paaril korral kallale. See ei olnud õnneks midagi väga tõsist. Selle üle väga hea meel, aga see oli siiski vägivald, füüsiline vägivald ja sellised väikesed hetked sellest, et see oli üldiselt selline emotsionaalselt ja siis ka mõndade füüsilise vägivalla olukordadega suhe.
ma sain juba sel hetkel aru tagantjärgi vaadates, et ma tundsin ennast üsna üksi selles suhtes ja ma justkui arvasin, et ma pean selle inimese eest hoolitsema ehk siis oma poissõbra eest hoolitsema ja talle olemas olema justkui nagu ema eest, et kuna tema rohkem, mina sain justkui füüsilise elu mõttes rohkem hakkama oma õpingutega ülikoolis ja kõigega, et siis ma olin rohkem nagu sihuke ema figuur, kes nagu distsiplineeris teda või arvas, et ta peab seda tegema, et selline soov noh, kaassõltuvus ka selles mõttes kaassõltuvuslik suhe, et kus ma siis nagu toetasin ja aitasin teist poolt enda arvelt, et ma olin ise õnnetu ja ise mitte midagi sealt suhtest ei saanud. Aga see oli see, mis ma arvasin, et armastus on, et lihtsalt selline kiindumus, hirm olla üksi ja siis selle asemel oleme koos ja nii-öelda projitseerime oma lapsepõlve haavu üksteisele. Kui ma lõpetasin ülikooli, siis ma otsustasin ka selle suhte lõpetada, sest ma sain aru ja ma sel hetkel mõtlesin enda sees, et see ei ole õige minu jaoks. See ei ole see, mida ma tahan, see ei ole normaalne, see ei ole terve. Olen väga uhke enda üle seda tagantjärgi vaadates, et ma sellest aru sain ja otsustasin selle lõpetada, mis oli üsna raske mu poissõbrale siis sel ajal, et tema ei tahtnud seda lõpetada ja olnud valmis, aga ma tundsin, et ma tahan nii-öelda ka ülikooli lõppedes kolisin välja sellest kohast, kus me elasime ja kolisin teise linna, et siis lõpetada see eluetapp. Ja pärast seda kuna ma rääkisin enne sellest, et mu eneseotsingud siis nii-öelda pealinnas Tallinnas, kui ma tulin tagasi ülikoolist, et ma lähen tagasi suhete teemale, siis mu järgmised suhted pärast seda olid kõik sellised lühiajalised pärast seda esimest kogemust. 5-aastast kogemust olid väga siuksed emotsionaalselt kauged ja rohkem sellisele flirdile ja seksuaalsusele ja välisele orienteeritud, et sellised, noh, võib öelda siuksed tüüpilised, mõned ka ühe öö suhted, mõned sellised lihtsalt sellisele teatud asjadele üles ehitatud või sellele soovile minu poolt siis olla lihtsalt et ma meeldin, et mind armastatakse, nii-öelda armustatakse. Et selline, ma ei näidanud endas tegelikult seda, kes ma olen, sest ma ei osanud seda teha sel hetkel. Ma räägin praegu sellest etapist, mis oli minu 20-ndad esimene pool ja 20-ndad kuni siis kuskil keskpaigani, 20-ndate keskpaigani. Need suhted olid sellised kauged ja emotsionaalselt kauged, kus ma ei olnud, ma olin sisemiselt suletud, ei olnud valmis ennast avama tegelikult rääkimata tunnetest või vajadustest või piiridest, et selline ja ma ei teadnud ka sel hetkel sellest midagi, et minu enesearengu tee selles mõttes polnud sel hetkel alanud. Ja ma lihtsalt tegin ühelt poolt võib öelda kõike seda, mida kõik teised teevad, et ma lihtsalt tegin oma töid ja tegemisi ja siis vahepeal olid võib-olla mingid lühiajalised üheöösuhted või lühiajalised sellised meeldimised ja koosolemised, aga need alati lõppesid üldiselt kas mingi pettumusega minu jaoks, et see inimene alati oli emotsionaalselt suletud või kuidagi kättesaamatu mees siis ja ma ei saanud aru, miks ja ma lihtsalt kõige parem, mis ma sain teha, mis oligi kõige parem, oli otsus see lõpetada. Et see oli see üldine kogemus ja ma ei osanud sellel hetkel selle valuga midagi teha ega läbi töötada endas või läbi käia seda, miks ma kogen midagi, mis see toimub, et ei olnud sihukest baasi sellele ja sellist küpsust. Ja siis järgmine oluline etapp oligi 20-ndate lõpus, võib öelda, kui ma läksin kooli, avastasin pooljuhuslikult
kooli, erakooli, täiskasvanute kooli siis Teadlik Mina Tallinnas, kus ma oma töö kõrvalt hakkasin käima. Sain suhteliselt selle kooli alguses aru, et see mind väga huvitab, et kõik psühholoogia, eneseareng, see on mind alati huvitanud siis läbi vaimsusega ja kuna ma olin varem siis 2020 alguses rohkem võib öelda selle vaimsuse ja esoteerika pool ja sellel vaimsuse helgemal pool, kus oli ainult see positiivne pool ja see sihuke metafüüsiline pool ja kristallid ja selline positiivne pool ainult siis selles kooli alustades ma hakkasin seda varjupoolt nägema, seda tumedamat poolt ja seda, et kust ma ise olen tulnud ja miks ma olen selline, nagu ma olen. Läbi selle kooli ma hakkasin siis kõike seda läbi võtma. Ja mul oli sel hetkel ka see küpsus ja pühendumus, et otsustada, et ma tahan seda teed käia 4 aastat, siis see kool käis. Selle kõrvalt ma õppisin ka muid asju, ma käisin erinevatel lühikursustel, täiendasin juurde ennast just kõik enesearengu valdkonnas ja õppisin näiteks mindfulnessi juurde, et erinevaid muid asju siis selle juures, kuna eneseareng psühholoogias on väga palju erinevaid teemasid ka tahke, siis ma õppisin ka neid. Ja hakkas sihuke süvaõpingute periood siis mu töö kõrvalt, kus ma sain töö kõrvalt käia ja seda teha. Ja seal, kui nüüd suhete kogemuste juurde tagasi tulla, minu suhete juurde, siis seal hakkas ka kõige intensiivsem kasv suhetes, et kus ma rääkisin, et olid ainult siuksed pealiskaudsed suhted varem, siis hakkasid vaikselt tekkima siuksed sügavamad suhted või vähemalt, ma ei ütleks sügavamad, aga sammud selles suunas, et kus mina olin muutumas läbi kooli, kus ma käisin sügavamaks, rohkem saamas kontakti endaga, mis tegelikult on toimunud. Et ma läbi selle kooli päriselt nägin ja hakkasin õppima, et kuidas mu lapsepõlv on mind mõjutanud, mu ema, isa, see üksindus, suure teemana emotsionaalne üksindus, see hülgamise haav. See, kuidas ma olin sisemiselt ennast nii-öelda kinni pannud, et kaitsta ennast oma südant maailma eest ja loomulikult suhetes tuleb see kõige rohkem romantilistes suhetes välja. Ma hakkasin kõike seda nägema ja hakkas sihuke avanemine, õppimine, arenemine ja siis paralleelselt tulid ka mu, võib öelda praegu kõige raskemad romantilise suhte kogemused, kus ma olin juba teadlikum, aga ma ei olnud piisavalt teadlik, et aru saada või ma ei teadnud, mis suhetes on oluline. Ma ei teadnud, kuidas ennast väljendada, kuidas endaga ühenduses olla, kuidas enda vajadusi, tundeid väljendada. Et kui mainida olulisemaid asju nendest suhetest, siis ühes, mis oligi minu, võib öelda, emotsionaalselt kõige raputavam, üks raputavamatest, raskematest romantilisest suhtekogemustest, siis oli see, et see oli väga palju sihukest emotsionaalset vägivalda, nartsissistlikke jooni, millest ma olen ka nartsissismina varem rääkinud. Ja mul läks tükk aega, et see läbi seedida ja küpseda ja terveneda sellest, et kus oli väga palju sihukest mu partneri poolt siis sel hetkel õelust ja kinnisust ja minu ründamist ja ma ei osanud sellel hetkel ennast kaitsta, et ma võtsin seda kõike väga endasse isiklikult, et justkui ma ei osanud arvata, et ma väärin paremat, ma ei osanud oma piire kehtestada, enda vajadusi väljendada, et selline, ma olin siis umbes 28, jah. Et väga-väga valus, kus ma juba teadsin väga, et suhe on see, mida ma tahan, aga ma ei teadnud, mis see suhe on, mis tegelik teadlik suhe on. Ma arvasin, et ma tean. Ja siis ma väga palju kohanesin selle inimesega, oma partneriga, sest tema oli must märksa vanem ja justkui tema domineeris selles suhtes väga palju sellega, et mis on õige ja kuidas me nüüd asju teeme ja selline dünaamika, isa-tütre dünaamika väga tugev, et kus mina alles õppisin, alles avastasin ennast ja tema
arvas, et ta teab endast ka palju, kuigi ta ei teadnud ja on endaga kontaktis ja siis soov mind nagu kasvatada justkui õpetada ja samal ajal ka kontrollida, et see ei olnud kuidagi terve suhe emotsionaalselt, see oli väga vägivaldne, kus mind ei nähtud, mind ei mõistetud, minu piire ei austatud. See oli suhteliselt lühike suhe, kokku 4 kuud, aga see oli nii raputav kogemus minu jaoks ja nii justkui tundus, et see kestis nii kaua, et ma pärast seda suhet veel tükk aega, tegelikult aastaid hiljem, 4 aasta perioodi jooksul panin kokku seda kõike, mis tegelikult oli toimunud. Ja tervenesin sellest. Enne kui ma sinna jõuan, pärast seda 4 kuu suhte kogemust, siis seda raputavat suhte kogemust oli veel üks suhe, kuhu ma astusin väga ebateadlikult, et lihtsalt arvates, et ma olen valmis ja see inimene pööras mulle tähelepanu, et üks asi, mis mind on üks teema väga, mis kannab mu erinevaid romantilisi suhteid, on see, et ma varem suhtusin ja kindlasti teismeeas, kindlasti varateismeeas ja ka 20-ndate lõpus niimoodi suhetesse, et kui keegi mulle tähelepanu pöörab mehena, romantilist huvi, näitab, et on ka minu jaoks atraktiivne, siis see on justkui kõik. See tähendabki armastust, see tähendab, et see inimene armastab mind ja tahab minuga lähedust ja tahab pühendunud suhet. Tegelikult see nii ei olnud. Ja seal oli see alateadlikult väga suur soov luua ühendust oma isaga ja ka emaga mõnes mõttes lapsepõlvest, aga just isaga, et oma isaga seotud teemasid lapsepõlvest olen ma lahendanud kuskil 7 aastat, 6 aastat oma terapeudi õpingutest ja enesearengu teest ja seda mõju mulle siis kuni praeguseni ma olen jõudnud kohta, kus ma tunnen, et mul ei ole seal enam väga palju näha, integreerida, et nüüd see töö läheb edasi teistel tasanditel, et need isa teemad on mõnes mõttes võib öelda minu jaoks lõppenud, aga need kandsid mind läbi nende romantiliste suhete 20-ndate lõpus terve aja alateadlikult, ehk siis ma otsisin läbi nende suhete isa, seda lähedust isaga, mis oli läinud kaduma, mida ma väga vajasin ja see üksindus, mida ma veel endas aru ei saanud, polnud tundma õppinud ja seda kontakti saanud sellega, oskan endast hoida, eks ma ei osanud seda teha. Ma otsisin nendest suhetest alateadlikult seda lähedust, et ma ei oleks üksi, et ma tunneks, et ma kuulun kuhugi, et keegi näeks mind, aga see oli väga tervendamata kohast, kus ma ei olnud tegelikult aru saanud, mis üksindus on ja sellega kokku saanud. Ehk siis jah, pärast seda raputavat suhet oli mul veel üks lühike suhtekogemus, mis oli ka raputav just sellel määral, et seal mind justkui nagu see inimene võttis omaks. Sel hetkel selle teadlikkusega tundsin, et tahtis tundma õppida. Ma kolisin isegi oma partneri juurde elama, tollase siis partneri juurde. Ja pärast umbes sama periood, me umbes 3 kuud, 4 kuud kuskil niimoodi kokku, ta otsustas, et seal kohas ma olin elanud, siis tema juures ainult kuskil 1 kuu või 1,5. Ta otsustas, et ta ei taha enam seda suhet ja ta ei selgitanud mulle seda väga. Ma ei saanud aru, miks see toimub. Ma küll püüdsin küsida ja aru saada ja ta lihtsalt lõpetas selle päeva pealt ja ütles mulle ka päeva pealt, et ma pean nüüd oma asjad võtma ja välja kolima sellest kohast, et see oli väga raske ja väga valus kogemus mulle. Ja samal ajal ma käisin koolis, õppisin terapeudiks, ma käisin oma tööl. Ma mäletan, kui valus see oli, et kui ebaõiglane see mulle tundus. Seal oli ka oma õppetunde väga palju ja ma näen praegu suures pildis seda, miks see oli vajalik. Sel hetkel see oli väga valus ja see vajadus siis kiiresti endale uus elukoht leida ja nii-öelda oma elu nullist alustada mõnes mõttes, et see
suhe, mis ma tahtsin või sel hetkel arvasin, et suhe võiks olla selle inimesega, kukkus kõik kokku. Et ma pidin sealt välja kolima, ta oli ka väga vaenulik minu suhtes kogu see aeg, väga kinnine, et ei, nagu isegi naeris minu üle, kui ma püüdsin temaga rääkida nagu südamest südamesse, et mis toimub või et ta selgitaks midagi, siis see oli selline väga karm äralükkamine, et kuidas ta lihtsalt lükkas mind ära, ei selgitanud midagi, kui ma püüdsin rääkida, et üleöö ma muutusin talle täiesti vastumeelseks, mis omakorda minu jaoks oli seesama hülgamise kogemus tegelikult, miks ma seda kogesin selles suhtes, et seesama ma kogesin selles suhtes rohkem seda tunnet ja elasin läbi, et ma olen hüljatud, mind ei taheta, ma olen maha jäetud. Et selline sarnane kogemus, nagu mul oli lapsepõlves vägagi. Ja sel hetkel ma olin sellest ka rohkem teadlik, palju rohkem teadlik, et ma juba tegelesin sellega ja vaatasin seda, et miks see minuga toimub. Ma sain läbi kooli mingil määral ka seda toetust, et ma tegelesin oma sisemise lapsega, ma juba ülikooli ajal, kuna see terapeudiõping, see kool, kus mina käisin, oli väga praktiline, me hakkasime kohe sisemise tööga pihta, et me ei õppinud teoorias nii-öelda psühholoogiat või transpersonaalset psühholoogiat, psühhoteraapiat, vaid praktikas erinevate harjutuste läbi, sisemine töö endaga, erinevad sisemised rännakud, hüpnoosi kaudu, et ma olin juba tegelikult oma nii-öelda vanematega töötamist, eelkõige isaga töötamist alustanud juba mõned aastad varem ja sellel teel käinud. Aga siis, kui see suhte lõpp toimus, kui ma pidin välja kolima, siis see oli minu jaoks ikkagi veel see koht, kus tagantjärgi vaadates ma ei saanud aru, miks see kõik juhtub ja ma ei saanudki saada aru, et kus ma lihtsalt püüdsin hakkama saada ja ellu jääda selles kogemuses ja ennast toetada ja välist abi otsida. Siis pärast seda ja see on niisugune võib-olla viimane praegu suhtekogemus, millest ma räägin, et ma tõenäoliselt teen ka video, kus ma räägin rohkem enda suhtekogemustest praeguse teadlikkusega, sest siin on nii palju rääkida ja ajaliselt lihtsalt läheks nii kaua aega, et see kõik ühesse videosse praegu panna. Aga praegu siis seda oma lugu rääkides, ma räägin ka oma viimase suhtekogemuse, et mis raputas ja mõjutas mind kõige rohkem ja oli justkui nagu, ma ei saa öelda või ma ei tea, kas viimane samm või mis tähendab viimane samm, aga väga elumuutev minu jaoks, mis pani justkui nagu viimased pusletükid kokku minu jaoks või selle, et mis toimub. Miks ma kogen seda, mis ma kogen suhetes, miks ma olen selliseid mehi ja suhteid valinud, et sinnamaani kuni oma viimase suhteni ja see suhe, millest ma hakkan rääkima, oli siis mu 30ndate alguses. Et kuskil aastapikkune periood oli see suhe üldiselt ajapikkuses siis kuskil aasta. Et sellel hetkel, kui see suhe hakkas, olin ma juba sellises staadiumis oma enesearengus, kus ma kool oli kohe lõppemas, terapeudiõpingud, siis ma olin palju teadlikum, küpsem, ma olin jõudnud kohta tagantjärgi vaadates ja olles ka seda analüüsinud, kus ma olin rohkem ühenduses endaga, ma julgesin olla rohkem see, kes ma olen, ma julgesin oma haavatavust näidata, mida ma tegelikult tunnen ja arvan, et see oli kindlasti olemas ja ma just surusin ennast palju rohkem alla, et selles, et mis parasjagu toimub ja kas see on mulle okei või mitte. Aga see ei olnud veel päris see, et see oli arengu mõttes või küpsuse mõttes oli seal veel midagi, milleni ma ka jõuan, mida ma ei näinud. Mis vajas justkui integreerimist ja küpsemist.
see viimane suhe, kuidas ta erines nendest kahest, millest ma rääkisin varem, oli see, et seal oli kindlasti rohkem sügavust, sellist ühendust minu ja siis selle mehe vahel, mu partneri vahel, oli rohkem sellist, kui ma tundsin esimest korda elus, et ma olen nähtud ja mõistetud. Ma ei olnud midagi sellist kogenud, see oli mulle uus kogemus ja sealt omakorda tekkis ka väga suur ühendus. Ma ei olnud varem kogenud, et on võimalik, et mees ei solva sind, ei blokeeri ära, ei ignoreeri, vaid tahab kuulata, isegi kui ta ei oska pühenduda või seda lähedust iseenda poolt täielikult pakkuda, aga ta vähemalt kuulab sind ära. Ja see andis mulle palju võimalust ühelt poolt ka terveneda. Ma tänaseks hetkeks näen seda nii ja tunnen, et ma sain rääkida, mida ma tegelikult kogen ja tunnen, aga ma ei saanud päris täpselt aru, kui nüüd natuke edasi hüpata selles suhteloos sellest, et mis alateadlikult toimub seoses siis mu lapsepõlvega ja mida ma veel ikka teen jällegi seoses minu isaga. Et ma küll väljendasin ennast ja ma otsisin seda lähedust ja see mingil määral oligi olemas ja me olime koos ja meil oli ka koos olles selline lähedus ja jagamised, mis olid väga ilusad, aga seal oli see pool, et ma otsisin alateadlikult ikka veel seda ühendust, mida ma selleks hetkeks ei olnud päris integreerinud ja näinud, mis ma läbi oma teraapia, siis isikliku teraapiaseansside töö sain aru natuke aega hiljem ja tegin sellega tööd, et ma ikka otsisin alateadlikult seda isa ja seda lähedust. Emotsionaalset lähedust, just seda, et ma oleks päriselt nähtud, päriselt kuuldud, mõistetud. Et ma otsisin seda ikka veel ja mul oli sellest suhtest siis raske ka kiiremini välja tulla, et ma nägin mõne aja pärast, et mingid asjad ei toimi, et see inimene, mu partner oli emotsionaalselt üsna kinni, ta ei tahtnud pühenduda, kuigi ta suhte alguses seda väitis. Et ma nagu alles hiljem nägin seda, et miks ma teen seda, miks mul on raske sellest lahti lasta. See oli sellel samal põhjusel, et see minu haavatud sisemine laps, kes ikka otsis seda mõistmist, kes ikka otsis seda lähedust ja kui see suhe arenes, et kuna ma mainisin, et me olime lähedased, ma sain temaga jagada väga sügavaid asju, siis tekkis ka see kaugenemise suhteliselt ruttu meie suhte arenedes, kus ma nägin, et ta küll mingil hetkel on olemas, aga siis ta eemaldub. Tahab omaette väga palju olla, et ta tahtis väga palju üksi olla, väga palju eraldi olla, et selline ka väga suur peegeldus minu jaoks, et ta oli partner, kes väga palju oli üksi, et kui mina tundsin enda sees ennast üksi, tema oli ka väliselt rohkem üksi, aga ka ei tahtnud sellega midagi teha, arvates, et selline ta elu ongi ja tema on mõeldud olema üksi nii elus, et ta ei taha suhet. Ja ma mäletan, kui ta mulle ütles seda, me olime veel koos suhtes. Ta ütles mulle, et ma tahan ikkagi lahku minna või selle suhte lõpetada, et ma tunnen, et see ei ole minu jaoks. Ja ma mäletan neid erinevaid tundeid ja seda valu, mida ma kogesin, et ma ei saanud aru, miks see kõik toimub, miks ma jälle mind üksi jäetakse. See oli nendest suhtekogemustest, mida ma rääkisin, kõige raskem. Et kus ma tõeliselt käisin kõige sügavamal, kus ma olen käinud enda sees, kogedes meeletut kurbust, meeletut valu. Et kui see suhe lõppes, siis ma olin tükk aega ja kuid sellises sügavas, mõned nimetavad seda depressiooniks, sellises sügavas valus, sügavas, mis oli täiesti füüsiline, et mul olid vahepeal ärevushood, ma ei saanud magada 2 kuud umbes korralikult, et väga väikeste vahedega. Et see siis toimus, mida ma praegu räägin, siis kui ma lõpuks otsustasin selle suhte lõpetada, siis see kõik nagu justkui, kui ma tagantjärgi vaatan, mis toimus ja hiljem oma enesearengu teel ma sain sellest aru, et see kõige sügavam haav, kõige sügavam teema oli justkui esil
ja mul oli sellel hetkel õnneks ka teadmised, tööriistad ja oskused, et aru saada, mis toimub. Ja natuke ka hiljem ma jõudsin selleni, et aru saada, mis minuga toimub, et selleks ajaks ka ma töötasin juba terapeudina ja klientidega nii-öelda erapraksises, mida ma ka praegu teen. Ja ma sain aru, kuna ma olin kuulanud väga palju materjali enesearengu teemal, koolikogemus, kõik minu kogemus kokku, ma sain aru, mis minuga toimub, aga see ei teinud kuidagi seda lihtsamaks, et see on justkui see kogemus, mis nimetatakse see hinge pime öö või väga sarnane sellele, et sa lihtsalt pead sellest läbi käima. Sa lihtsalt pead kogema seda ja läbi sellega ma õppisin ennast hoidma ja mingid, ma sain nagu teatud kohtades neid kogemusi, et nüüd oleks hea seda teha või nüüd oleks õige seda teha. Mõnikord ma otsisin välistabi siis teraapia näol või lähedaste sõprade näol. Mõnikord ma tegin ka endas tööd, et selline väga sügav töö endaga. Ja täielik, see viimane suhe oli minu jaoks täielik vastutuse võtmine selle eest, et kõik minu suhted, see viimane suhe, eelmised suhted on peegeldus sellest, mis minu sees toimub. Mitte, et ei ole sellel teisel inimesel üldse vastutust ja rolli, aga just see pool, et mis on see minu vastutuse koht. Ja ma nägin nagu selline tõeline ärkamine, kus ma nägin, et ma pean selle vastutuse võtma, mul ei ole muud valikut, kui ma tahan terveneda, kui ma tahan jõuda selle suhteni, mida ma tegelikult tahan, selle paari suhteni ja teadliku paari suhteni, siis see on see töö. Ja see on ka see minu missioon, miks ma teen seda tööd, mida ma teen. Nüüd ma jõuangi selleni, hakates seda videot vaikselt lõpetama, et mis on see missioon, et miks ma teen seda, mis ma teen. Olles nüüd rääkinud oma lapsepõlvest olulisemaid asju, enda lugu, enda kujunemislugu, enda olulisemaid suhtekogemusi. See, miks ma teen seda ja ühelt poolt need valikud on olnud alateadlikult minna terapeudiks, minna nii-öelda õppima, kuidas teisi toetada, aidata ja ka see sügav missioonitunne, mis mul oli varateismeeast minu sees, ongi see, et kõik need suhtekogemused, millest ma rääkisin, see, mida ma seal kogesin, läbi selle ma jõudsin selleni, et see on see, mida ma tahan teha. Et see on mulle kõige olulisem. Inimsuhted, paarisuhe, miks me saame haiget, kuidas me saame haiget, miks meie ümber on katkised suhted maailmas, mis on süsteemides valesti, miks see kõik toimub, miks minuga on toimunud see, mis on toimunud ja ma näen selle jaoks endas kõige suuremat missiooni. Ma nägin varem ja see on justkui nagu sihuke pusletükkide kokkupanemine olnud, kus kogu aeg on tulnud mingi kiht või mõistmine kuni siis tänase päevani, kus ma teadlikult saan öelda, et see on see, miks ma seda teen, mida ma teen. Ja ma näen sellest tohutut tähenduslikkust ja kasu nii inimkonnale, inimestele, kui ka siin on minu isiklik lugu, et see, miks ma terapeudina teen seda, mida ma teen, miks ma olen vaimne teejuht, enesearengu teejuht, terapeut, ongi see, et kõik need minu kogemused ja hingena, see, kuidas ma olen küpsenud selles elus, on mind läbi erinevate eluetappide ja küsimuste viinud selleni, et see nii-öelda vaimne tee ja tervenemise ja ka teiste aitamine nende tervenemise teel, teiste juhendamine nende tervenemise teel on see minu missioon, minu elutee, mida ma tahan teha, nii-öelda teenides teisi, aga ma teen seda kõike väga sügavalt läbi enda loo. Et kõik minu lapsepõlv, minu kujunemislugu on kõik sellega seotud, miks ma olen otsustanud ja valinud töötada inimestega ja olla nii-öelda teejuht, eeskuju, toetaja, et see on väga sügava missiooniga seotud, seal on väga palju ilusaid aspekte ja see tunne selles, et ma elan oma tões, et ma tõesti elan oma autentsuses, tehes seda, mida ma tegelikult tahan teha, mis on kooskõlas minuga. Ja seal on olnud läbi selle teekonnaga väga valusaid kohti, kus on olnud väga raske, väga valus.
aga see kõik ilma selleta ei ole võimalik ka teisi õpetada, teisi aidata, teisi juhendada, kui sa ei ole läbi käinud mingeid valukogemusi, kui sa ei ole sügavuti aru saanud, neid pusletükke kokku pannud, aru saanud, miks toimub see, mis toimub, ei ole võimalik sellist teed käia ja missiooni teha ja paljud ei valigi seda selles elus teha. Aga ma ei leia ja ei ole siiani leidnud ja ei otsigi paremat põhjust või eesmärki, miks siin elada, kui see, et ma saan läbi enda kogemuse, pannes selle kõik kokku, töötada inimestega, jagada, aidata teistel läbi käia nendest valusatest kohtadest, aidates neil teha sisemise lapse tööd, aidates teistel terveneda, sest ma tean, mida see tähendab, sest mul on enda kogemus ja ma arenen ka edasi siit, kus ma praegu olen, et just see on see, miks ma teen seda, mis ma teen praegu. Et ka see pool, et see mu enda kogemused on mulle andnud nii palju seda mõistmist maailma osas, mis meie ümber toimub, miks see ühiskond on nii haige, nii katki, nagu ta on või miks teatud asjad ei toimi. Et jah, mingid asjad toimivad pealtnäha, kõik ei ole päris must ega ka valge, aga ma mõtlen just seda, et suhete osas, inimsuhete osas, paarisuhete osas üldiselt inimesed ei oska luua paarisuhteid, ei oska hoida neid või ei oska lõpetada neid või toime tulla selle leina ja valuga, mis pärast seda on. Et see on selline puuduv haridus, mida on väga vähe meie ühiskonnas räägitakse, on teatud grupid, teatud inimesed, aga ma tunnen, et ma tahan seda teha, jagades oma teadmisi ja kogemusi. Ja et see on väga palju mulle näidanud seda ka, mis väliselt ei toimi ja miks ta ei toimi, et väga paljud meist elavad sellist elu, mis ei ole autentne, mis ei ole tõene. Paljud inimesed elavad valus konstantselt kannatuses või siis elavad selles, et ma isegi ei julge küsida endalt, mida ma tegelikult tahan või vajan, ma ei julge vaadata nendesse kohtadesse. Ja see ei ole tegelikult areng või see ei ole elu, milles on arengut ja avardumist, milles on kasvu ja see on see mõte minu jaoks inimestena, mida me siin maailmas teeme, on areng ja kasv. Aga ka see, et me tegelikult soovime läbi nende raskete kogemuste, mis meil on, luua seda elu, mida me tegelikult tahame. Ja kuna ma olen ka ise jõudnud tänaseks selleni, et mis on see elu, mida ma tegelikult tahan, mis mind tegelikult õnnelikuks teeb, siis ma ka jagan oma kogemusi läbi selle ja see annab sellele omakorda väga hea tahu aspekti juurde, et mis on siis see, mida või need põhiteemad, ütleme siis, on väga erinevad asjad lähtuvalt inimestest individuaalsuse mõttes, aga mida me siis inimestena tegelikult vajame ja tahame. Et selline teejuhi aspekt selles, et ma ei räägi ainult suhetest, aga ka sellest töötan sellel tasandil ka inimestega, et see elu laiemalt ja aitamine inimestel jõuda sinna, kuhu nad tahavad jõuda oma elus, et nad saaksid elada seda elu, mida nad tegelikult tahavad teha, elada, mis neid õnnelikuks teeb. Aga suur fookus on jah, paarisuhetel, tervenemisel läbi suhete, lapsepõlvetraumadel ja kõigel sellel, et seda tööd ma olen siis terapeudina tänaseks teinud kuskil, kohe mõtlen, ma ei ole niimoodi kokku lugenud või siis mul on meelest praegu ära läinud, aga ütleme kuskil 4 aastat circa, et erapraksises töötanud inimestega, alguses siis oma töö kõrvalt, mis mul kunagi oli ja nüüd siis umbes aastast 2020 hakkasin täielikult täiskohaga tegema seda. Et see on lühidalt minu lugu, et ma tean, et see video sai väga pikk, aga oma lugu ei ole võimalik kuidagi rääkida lühidalt, ilma et sa saaks päriselt rääkida, mis on oluline ja seda sõnumit edasi anda. Ma loodan, et sa oled siit videost leidnud midagi, mis sind kõnetab või mis sinuga resoneerus ja võib-olla sa said ka läbi selle video
mind paremini tundma õppida, et kes mina olen sügavuti. Ja see oli ka üks mu eesmärke, et näidata ennast rohkem, sest minu töö on nii palju tegelikult seotud sellega, kes ma olen ja kust ma olen tulnud ja minu kogemustega. Aitäh, et sa kuulasid. Ja kui sul tekib mingeid mõtteid, küsimusi, siis sa võid tagasisidet anda selle video all, et ma tõenäoliselt arvan, kõiki meile ei jõua lugeda, aga sa võid ka mulle meili saata, kui sa tõesti tunned, et sa tahad või miski sind puudutas selles, mis ma rääkisin, või siis jah, selle video all või kuskil mujal minu sotsiaalmeedias, et mul on ka Facebook leiab minu nime järgi üles, et kui minu pealehele või nii-öelda tavakasutaja Facebookis minna, siis sealt on ka näha pealehel minu terapeudi leht või professionaalne leht ja ka Instagramis ma olen, et minu nimega leiab mind üles Eva-Liisa Vahtra igalt poolt. Et võid ka sinna tagasisidet jätta ja kui sulle see video meeldis, võid panna ka like selle video all või tellida mu kanal. Ja ma loodan, et sa ka edaspidi kuulad mu videosid, sest nagu ma ütlesin, tahan jagada rohkem ka oma mineviku suhetest, et kuidas need on mind mõjutanud, mis on need olulisemad kohad, millest ma olen tõeliselt õppinud. Ja tõmban praegu otsad kokku selles videos. Aitäh, et sa kuulasid ja ilusat päeva!